tere laupäeva hommikust! Me oleme praegu Hispaania raudteede päris südames. See on Atocha raudteejaam Madridi kesklinnas ja see raudteejaam valmis 1851. aastal. Oli esimene Hispaania raudteejaam. No tol korral ei olnud muidugi sellist uhket kompleksi nagu siin praegu näha. See valmis 40 aastat hiljem. Algul oli lihtsalt üks puust platvorm, mille äärde esimesed rongid tulid ja hakkasid siis mööda Hispaaniat ringi sõitma. See oli 19. sajandi keskpaik. Nüüd me läheme siia jaamahoonesse sisse ja püüame siis osta piletid. Me tahame jõuda lõpuks Lissaboni. Help me please. I would like to... Yeah, okay. I would like to travel to Lisbon. Mis praegu selgus on see, et öörongi hetkel käigus ei ole ja kõige mõnusam ja optimaalsem variant oleks siis kõigepealt sõita Madridist Vigosse, Vigost Portosse, juba Portugali ja Portugalist kiirrongiga Lissaboni. Nii et seda teed me nüüd alustame. Homme õhtuks peaksime rahulikult liikudes kohale jõudma. Ja enne kui me hakkame Iberia poolsaarel rongidega sõitma, peame ühe asja selgeks tegema. See on asi, mille poolest siinsed Iberia poolsaare raudteed on natuke sarnases olukorras kui Eesti raudtee. Nimelt rööpmelaius. Meil mõlemal, nii siin kui Euroopa teises otsas meil, on erinev rööpmelaius Euroopa standardist. Meremehel on taskus alati jupp otsa. Korraldame kiired mõõtmised. Nii. Sellele esimese sõlme olen ma teinud siis Iberia raudtee laiusele 1668 millimeetrit. No päris pikk. Maailmas on ainult üks raudtee veel laiem kui siinne Iberia raudtee. Olen teinud sõlmed järgmistesse kohtadesse. See siin nüüd 15 sentimeetrit vähem, 1520 millimeetrit on see, mis oli vana Vene impeeriumi rööpmelaius ja on siiamaani kehtiv SRÜ riikides, on siiamaani kehtiv ka Eestis, Lätis, Leedus. Ja veel 10 sentimeetrit kitsam, 1435 millimeetrit on siis Euroopa rööpmelaius. Nii et kui nüüd Hispaania rongid lähevad Prantsusmaale, siis tuleb neil rattapaare muuta niimoodi, et nad saaks sõita Euroopa standardlaiusel. Ja ka see vahetus käib üsna sujuvasti. Ja nüüd võime siis minna sõitma hästi laial rööbasteel sõitva rongiga. Nii, ja see on nüüd siis San Martini raudteejaam Madridis. Läheme otsime siit tohutust rööbaste rägastikust siis oma õige rongi üles, mis meid Vigosse viiks. Kõik häälteadaanded raudteejaamas on paraku hispaania keeles ja kui sa oled selles nõrk, siis ei juhtu midagi, sest tegelikult on olemas ka väga head elektroonilised tablood igal pool. Lisaks on siin jaamas päris palju kollastes vestides inimesi, 2 tüüpi inimesi. On turvatöötajad ja on raudteefirma Renfe töötajad, kes räägivad valdavalt head inglise keelt ja juhatavad sind kiiresti sinna, kuhu vaja. Väga lihtne on siis rongipileti ostmine, eriti kui sind hispaaniakeelne mees aitab kõrvalt ka. Okay, with the 2 tickets go to the platform 1 or 2. 1 or 2. Thank you so much. Aga järgmine samm rongile pääsemiseks on, me peame läbi turvakontrolli minema kõik oma tsumadanid, saatma siit aparaatidest läbi, sest rongile minek on sama range kui lennukile minek. See on siis nüüd siin Hispaania raudtee lipulaev, rong, mille nimi on AVE. See rong võib sõita kuni 320 kilomeetrit tunnis. Näiteks siit Madridist kihutab ta Barcelonasse, kuhu on veidi üle 600 kilomeetri ja selle vahemaa läbib ta 2,5 tunniga. Autoga ma sõidaks seda teed rohkem kui 5 tundi. Siin rongis on 3 erinevat klassi, väga ilus ja mugav wifi. Meie selle rongiga ei sõida. Nii, meie rong on ees, läheme peale. See on siis rongitüüp, mida kutsutakse Alvia. Sõidab kuni 200 kilomeetrit tunnis. Buenos días, buenos días. Pääses. Ja 7. koht. Kõik on siin. Esimene asi kohe, vaata kui suur jalavahe siin on. Tõesti, ruumi on meil siin kõvasti. Kui keegi tahab rongi tulla ratastooliga või vajab spetsiaalset abi, siis selleks on olemas siin ka kõik võimalused.
ja selles rongis Madridist Vigoni veedame me siis nüüd pisut üle 4 tunni. Jõudsime kohvikusse, baarmen sätib siin veel asju välja, aga ma näen küpsist, ma näen šokolaadi ja noh, Hispaania rong loomulikult ma näen siin ka veinipudeleid. Tuleme siia pärast tagasi. Teeme nüüd väikese kontrolli, mismoodi see maja siin välja näeb. Ka kõige suurematel esteetidel ei ole põhjust muretsemiseks. Siin on puhas ja viisakas. Ja nüüd, sõbrad, teen ma midagi sellist, mida ma Eesti rongides kahjuks nii kurkusega on, aga kahjuks teha ei saa. Ma ostsin tädi käest, kes siit käruga mööda sõitis, klassikese kohvi. Ma sain tema käest ajalehe, naudin hommikut. Ja meie reis kuulsasse sadamalinna Vigosse kestis siis 4 tundi ja 15 minutit. Nüüd on meil mõni tund aega Vigoga tutvumiseks. Ja me tulime nüüd siia Vigo jahtklubisse, aga me ei tulnud mitte sellepärast, et merele minna, vaid sellepärast, et siin on mälestussammas kuulsale prantsuse kirjanikule Jules Verne'ile. Jules Verne'i üks põhiteoseid, nagu me mäletame, on raamat 80 päevaga ümber maailma ja seal raamatus on ka raudteel oluline episood. Nimelt see inglane Fogg, kes sõlmib kihlveo, et ta suudab 80 päevaga ümber maailma sõita. Tema üks argumente on see, et raudteed on maailmas juba nii kiireks muutunud, et 80 päevaga, see on käkitegu. Eesti kirjanik Eduard Vilde on aga üsna Jules Verne'i mõõtu mees. Ja nii, et täitsa sobiv on siin Verne'i ausamba juures rääkida natukene Vildest, seda enam, et mul on käes Vilde reisikirjade raamat Tossu täkuga Euroopasse. Nagu pealkirigi ütleb, siin raamatuski on rongil oluline roll ja üldse on rongidel päris oluline roll, et Eesti omal ajal Euroopasse jõudis. Algas see kõik peale sellest, et aastal 1870 ühendati siis 2 suurt linna, Tallinn ja Peterburi, omavahel raudteega. Ja esimesed eestlased, kes Euroopasse mööda raudteed reisisidki, tegidki seda tegelikult Peterburi kaudu. Mõnikümmend aastat hiljem, siis kui Tartu ja Riia vahel loodi raudteeühendus, see oli 1889, siis oli juba üsna lihtne hakata Euroopasse sõitma Tartu, Riia ja nõnda edasi. Kuni 1940. aastani Vene okupatsioonini käisid eestlased Euroopat avastamas just Tossu täkuga. Ja aeg on siis minna viimase tänase rongi peale. Me sõidame Vigost, mis asub Hispaanias, Portosse, mis asub Portugalis. Ja nagu näete, on nüüd juba natukene teist vurfi rong meile ette antud. See rong kuulub siis Portugali raudteele. See meie jupik Hispaaniast Portugali maksab 15 eurot üks pilet. Väga normaalne hind paaritunnise sõidu eest, aga üldiselt kurdavad inimesed Hispaanias, et rongisõit Hispaanias on läinud liiga kalliks. Näiteks, kui üks 4-liikmeline pere, isa, ema, 2 last tahavad lõunarannikult kuskilt Malaga kandist Madriidi saada, siis maksab see edasi-tagasi sõit neile 600 eurot, mis on päris suur raha. Praegu loodetakse aga sellele, et kohe-kohe on käivitumas riigiraudtee AV-rongidele, nendele kiirrongidele korralik konkurents ja piletihinnad peaks langema. Meie jõuame kohe Portugali, kus kõik peaks olema pisut odavam. On pühapäeva hommik Porto linnas. Me oleme siin Douro jõe kaldal. See jõgi tuleb Hispaaniast, Iberia poolsaare kõige pikem jõgi, nibin-nabin 900 kilomeetrit ja suubub mõned miilid siit allavoolu Atlandi ookeani. Vaadake seda tagumist metallkonstruktsiooniga silda. See on oluline sild, ehitatud 1877, esimene raudteesild üle Douro jõe. Ja üks selle silla arhitekte oli Gustav Eiffel. Oma ehitamise ajal oli see sild inseneri mõtte poolest veel tähtis, sest see oli
kõige suurem ühe kaarega sild, metallsild, mis maailmas oli üldse ehitatud. Tänaseks on see sild liiklusele, nii raudtee kui muule liiklusele suletud ja sinna taha on ehitatud siis moodne raudteesild. Selle silla nimi on Donna Maria Pia sild ja kui me nüüd ennast pöörame, siis meie selja taha jääb praegu väga samasugune sild, mille nimi on Louis Esimese sild. Neid kahte silda aetaksegi üsna tihti sassi, aga see sild ehitati tegelikult 9 aastat hiljem ja jällegi oli Eiffel see, kes tegi ettepaneku ehitada uus sild, aga tema ütles, et ehitame nii nagu eelmisegi silla, ühekorruselise silla. Tegelikult Porto linn oli selleks ajaks nii palju laienenud, et vajati 2-kordset silda ja kuulutati välja konkurss, mille võitis mitte Eiffel, aga üks tema õpilastest. Nõnda ja me oleme nüüd roninud siia üles Don Louis silla peale. Siit avanevad imelised vaated Douro jõele. Meie sel korral ei jõua, aga ma julgen tõesti soovitada neile, kes tahavad mõnda ilusat rongireisi Portugalis. Võtke Douro jõe rongikruiis. Need rongid liiguvad siin jõe kõrgetel kallastel ja viinamarja väljade vahel, seal, kus valmib kuulus portvein. Me oleme Porto kesklinnas. Kogu see ala on UNESCO maailmapärandi nimekirjas ja me seisame praegu raudteejaamas. Selle raudteejaama nimi on São Bento. See nimi viitab sellele, et kunagi keskajal asus siin suur benediktiinlaste klooster. Aga 19. sajandi lõpul, siis kui raudtee hakkas Portugalis arenema, plaaniti siia ehitada raudteejaam. See sai valmis 1916. Sisemises kujunduses siin on kasutatud üle 20 000 erineva kahelkive, millest on siis joonistatud, kujundatud stseenid Portugali ajaloost, erinevate Portugali piirkondade inimeste elust. See raudteejaam on ehitatud ajal, kui raudtee sümboliseeris majanduslikku edu, kui raudtee sümboliseeris õitsengut. See on siis nüüd alfa tüüpi rong, Portugali kõige populaarsem kiirrong. 220 kilomeetrit tunnis lubatakse, et saame sellega täna sõitu teha, kui me ligi 3 tundi võtab siis Portost Lissaboni minek aega. Esimesse vagunisse vaja kihutada. Sõidame lõuna poole, sõidame Lissaboni poole. Seal kaugemal on näha Atlandi ookeani lained. Ees on palmipuud, sõidame vaikselt sahisedes, nagu saaniga sahisedes läbi lume. Eestis on praegu -10 kraadi, aga meil paistab päike, see päike paistab meile silma. Aga selle vastu on siin Alfa Pendulari rongis ka rohtu. Laseme kardina ette. Kiirus on praegu 140 kilomeetrit tunnis ja sõidame rongiga, mis mulle tõesti meeldib. Siin ei ole teab mis liigset luksust, kõik on aga nii nagu olema peab. Esiteks tahan tööd teha. Rongis on olemas oma wifi, väga kiire ja korralik. Mu töö tegemist segab praegu see kohvi ja saiakäru, mis mööda veereb. Võtame ühe kohvi, aga kes tahab, on võimalik hankida ka valget veini, punast veini või džinntoonikut. Konduktor käis, kontrollis pileteid. Ma korraliku inimesena olen kõik välja printinud. Tänas noogutas mõistvalt ja ütles, tegelikult härra ei pea välja printima. Meil on Portugali raudteel olemas mobiiltelefoni äpid. Saate kõik oma piletid osta äpist, teha rongi muutused äpis ja mina saan äpist kontrollida. Nii et asjatu paberi raiskamine. Olen käitunud nagu tüüpiline ida-eurooplane. Arvasin, et rongis äkki ei saa süüa, aga nagu näete, siin on ideaalne restoranvagun. Mina igaks juhuks võtsin kaasa oma Eesti juustu, oma singi, oma rännumehe leiva. Kõik muidugi väga head asjad, aga nendes rongides, sõbrad, ei ole seda vaja. Pole vaja kaasa tassida. Siin on kõik olemas. Kurb lugu on aga see, et meie rongireis siin Portugalis hakkab lõppema. Ma tean, et on üks selline tava, et kui sa tahad mingisse kohta tagasi tulla, siis võtad taskust mündi ja viskad kas basseini või jõkke või järve või paned selle mündi kuhugi, kuhu sa tahad tagasi tulla. Ma ostsin siit Portugalist ühe
mängurongi või noh, õigemini rongi rahakassa. Ja ma võtan ühe eurose mündi, panen siia rongi sisse ja olen üsna kindel, et tulen Portugali veel rongidega sõitma. Hemingway on öelnud, et igas sadamas on üks eestlane, siis nüüd võib öelda ka igas Vaksalis on üks eestlane. Tere, Anne! Tervist! Tere tulemast Lissaboni! Tore! Aitäh! Aga Anne ei ole siin mitte tegelikult päris juhuslikult, tuleb üles tunnistada. Me kutsusime sind siia, et sa joonistaksid rongi või maaliksid rongi ja rongijaama, sest sa oled kunstnik. See on Portugali kõige vanem rongijaam üleüldse, mis tegelikult oli juba 17. sajandil ehitatud kuninga toetusel ja see oli, alguses oli üldse hoopis kloostrimaja. See rongijaama tähtsus on siin linnale väga oluline olnud läbi aastakümnete. Siinsamas Mäenõlvaku taga on siis Alfama linnaosa, mis on Lissaboni üks vanimatest linnaosadest, kus on kindluse, ma olen siia teinud ka Panteoni kuplimaja. Siin ma tegin ühe väikese illustratiivse momendi, mis tegelikult iseloomustab selle linnaosa elurütmi. Inimesed istuvad rahulikult lobisedest, kas kohvitassi taga, kuulates Fado muusikat. Rongijaamades ei tunne inimene stressi, mis tähendab seda, et kiired pole kusagil, et miks mitte panna siia rongijaama kellele see hetk, mida me praegu siin jagame. Et see moment on tegelikult nii tore. Meie kohtumise kellaaeg tuleb sinna. Kohtumise kellaaeg. Ilus number, täna on 5. veebruar ja see on, kell on 5 natukene läbi, et nüüd te olete ka osa natuke sellest maalist. Ütle mulle, sa oled nüüd olnud Portugalis peaaegu veerand sajandit. Peaaegu, jaa, 20-30. Kas me võiksime sinuga niimoodi kokku leppida, et ühel päeval, kui sõidavad juba kõik väga kiired ja mugavad rongid Lissabonist Tallinnasse, siis sa tuled Tallinnasse rongiga. Ja ma võin sulle poole tee peale vastu tulla. Teeme nii, me saame Berliinis kokku. Kõlab oivaliselt. Et miks me peaksime reisima rongiga? Põhjuseid on õige mitmeid, aga ma alustan enesekeskse inimesena loomulikult isiklikust mugavusest. Tõepoolest, palju lihtsam on istuda rongis, teha tööd või mängida malet. Kui me laiemalt mõtleme, siis loomulikult on oluline ka see ökoloogiline jalajälg, mida rongiga sõitmine meist jätab ja see jalajälg on märkimisväärselt väiksem kui lennusõidu puhul. Eri riikide vajadused ja eesmärgid rongiriikluse arendamisel on muidugi erinevad. Prantsusmaa näiteks tegeleb praegu sellega, et kiirrongide kõrval panna tööle võimalikult efektiivne kohalike rongide võrgustik. Aga Eesti esimene huvi, strateegiline huvi peab olema see, et me saaksime kiire ja mugava rongiühenduse Euroopaga.